tere tulemast tagasi minu kanalile. Ma ei tea, miks mu sees siuke värin on, kuigi ma olen seda teksti juba nädala jooksul mitu korda enda peas läbi käinud, kuidas mida ma rääkida tahaksin, sest ma tahan, et kõik info, kõik asi oleks ühes videos, et ma ei peaks inimestele eraldi vastama, et ma saaksin lihtsalt suunata neid seda videot vaatama, kus siis on kogu info nii palju, kui ma jagada tahan, nii palju, kui ma jagada tahan. Eks näis, kuidas see video siin läheb, aga ma joon enda kohvi lõppu ja alustan selle videoga. Alustame siis algusest, positiivsemast ja liigume siis edasi nii, kuidas asjad läksid ja nii, kuidas ma ei arvanud, et läheb. Ma ei tea, kas see video tuleb emotsionaalne või ma arvan, et natuke tuleb ikka, sest see on värske asi. Jah, ma saan sellest olukorrast aru, aga emotsioonid on emotsioonid, tunded on tunded ja neid ei saa peita või tagasi lükata. Need tuleb lihtsalt läbi elada, nii et ma alustan siis enda looga ja ühesõnaga alustame. Ma panin selga kleidi, sest ma tahtsin kuidagi siin videos natuke normaalsem välja näha kui lihtsalt pusa või T-särk, nii et ma panin kleidi, millega ma tegin ka Insta pildi. Inimesed on küsinud, kus see kleit pärit on, aga ma ei ole vastanud, sest too hetk veel keegi midagi ei teadnud. Ja tegelikult see on raseda kleit, aga seda saab kanda ka mitte rasedana, nii et see kleit on pärit Sheinist. Ma võin jagada linki, kui tahate, kirjutage mulle siis Insta. Aga ühesõnaga, liigume siis minu loo juurde, minu kogemuse juurde, minu kokkuvõttes 3. raseduse, aga tegelikult on see pigem nagu teine, sest see esimene katkemine, millest ilmselt te ka teate, võib-olla mitte kõik, aga mingi osa teist teab, oli hästi väiksel rasedusnädalal ja hästi kähku ja kui ma poleks testi nii ruttu teinud, siis ma poleks ka aru saanud too hetk, et ma üldse rase olin, vaid ma oleks arvanud, et lihtsalt päevad jäid hiljaks, sest mul ei ole regulaarsed päevad olnud kunagi, nii et jah. Aga läheme siis selle loo juurde. Ühesõnaga, issa ma nii kardan, et mul läheb kõik tekst lappe ja mingi sõnastused pekki, nii et palun vabandust, lihtsalt peas on nii palju infot, mida teiega jagada. Me oleme tahtnud teist beebit. Me ei ole seda kindlalt plaanidesse niimoodi võtnud, et nii nüüd hakkame pihta, nii nagu Lukasega oli, et davai, tänasest võtame vabalt ja lihtsalt laseme asjadel juhtuda. See olukord oli natuke teistmoodi. Me mõtlesime, et jah, me tahame, aga paari kuu pärast. Meie mõte oli, et oligi selle aasta lõpp, uue aasta algus siis hakata proovima. Enamasti siuksed asjad tulevadki ja juhtuvad mitte plaanipäraselt, et sa plaanid täiega hullult ja ma olen väga palju seda ka teistelt inimestelt kuulnud, et sa plaanid täiega, et davai, tollel hetkel hakkame ja siis tegelikult läheb kõik mitte plaanipäraselt, ehk võib ka enne juhtuda ja sama juhtus ka meil. Ma sain siis rasedusest teada või hakkasin aimama, et ma võin rase olla päris varakult. Mul päris varakult tekkisid mingid sümptomid, mis mul Lukasega ei olnudki. Näiteks mu võhm sai väga kiiresti otsa, mis enamasti on üldse raseduse lõpus minu arust, sest alguses nagu mul Lukasega ei olnud siukest asja, aga mingid siuksed pisikesed sümptomid hakkasid tekkima ja siis ma olin nagu, kas tõesti nagu võis juhtuda niimoodi, et ühest olukorrast nagu ma jäin rasedaks, sest ma ei uskunud seda, sest me arvasime, et sellest ei juhtu midagi, sest Lukasega läks meil ju kuid aega. Tunnen siis, et kuidagi veider on olla, aga ilmselgelt mul oli päevadeni veel 6 päeva ehk veits varatesti teha, aga ma tegin ikkagi. Ma olen väga kannatamatu inimene ja ma kuidagi ei suutnud, sest ma tundsin, et minuga midagi valesti. Ma ei suuda lihtsalt oodata, istuda ja tiksuda, nagu ma pean saama vastuse kohe nüüd ja praegu. Ja ma tegin siis testi, ma tellisin need kallimad testid, need Clear Blue või mis iganes, ühesõnaga need, mida välismaal hästi palju tehakse. Need digitaalsed ja siis need varajased, kus peab pluss tekkima. Tellisin nood, tegin ja ma nagu nägin kohe, mitte päris kohe, aga mõne minuti pärast, et midagi seal nagu on, nagu mingi vari. Ilmselgelt Alex sai sellest kohe teada, kõik läks juba mitte plaanipäraselt, ma isegi ei filminud enda reaktsiooni. Nii nagu ma kunagi arvasin, et ma järgmise rasedusega kindlasti filmin. Ei filminud. Ühesõnaga näitasin Alexile, ta ei saanud nagu midagi aru, et seal Alex ja ta ei näinud midagi, aga ma nagu nägin. Ja siis
ma läksin nii hulluks, ma olin nagu davai, ma teen selle digitaalse. Too ütles siis, et ma ei ole rase. Ma olin nagu okei. Järgmine hommik vaatan, neid samu teste ma jätsin need alles, on ju. Järgmine hommik vaatan, et sinna on tekkinud pluss. Hästi õrn, aga sinna on tekkinud. Ja mul on vist isegi klipp sellest, aga ma ei tea, kas ma leian selle üles, aga mul on klipp sellest minu arust, kus on näha ka seda. Või nagu, mis asja? Tegin uue testi. Ei olnud mitte midagi, ma tegin siis selle tavalise apteegi oma see plaattest. Mitte midagi ei olnud. Siis tegin 5 päeva või 4 päeva enne päevi, tegin jälle uue testi. Ja siis juba tekkis sinna hästi õrn. Ja lõpuks, kus me olime kindlad, et ongi nii päev enne oletatavaid päevi, tegin siis uuesti selle plaattesti ja siis sinna ilmus juba 3 minutit hiljem teine. Ehk ma sain nädal enne pulmi teada, et ma olen beebiootel. Ehk ma teadsin pulmadel, et ma ootan beebit. Külalistest väga paljud ei teadnud. Või noh, mitte keegi põhimõtteliselt ei teadnud, ainukesed, kes teadsid mu vend, ema, ristivanemad ja Alex. Et rohkem ei teadnud, ilmselgelt liiga vara oli veel öelda, on ju, sest see kõik oli toores. Aga siis me läksime mesipäevadele, siis oli kõik veel hästi. Ma teadsin, et ma olen nagu rase, aga ma ei tahtnud kellelegi veel rääkida. Ma esimest korda ei rääkinud nagu Brigittale ja Retile. Meil on nagu oma tüdrukute grupp. Esimest korda ma suutsin nende eest varjata 2-3 nädalat, sest Lukasega ma ütlesin kohe neile, sest me suhtlesime ja värki-särki hästi tihedalt ja me suhtleme praegu ka tihedalt ja ütleme nii, et päris raske oli esimesi päevi lihtsalt vait olla, mitte rääkida, mis toimub, sest mul hakkas kohe peale Saaremaal käimist väga halb. Mul hakkas kohe see iiveldus, ma olin nagu, mis asja, et miks mul nii vara hakkas see pihta. Ja siis ma mõtlesingi, et mis asja, et nagu nii vara hakkab nagu iiveldus pihta. Lukasega mul hakkas 5-6 rasedusnädal. Tollel hetkel, kui mul halb hakkas, mul oli 2-3 rasedusnädal. Mul oli väga väike rasedusnädal, kui ma teada sain. Et Lukasega ma tegin testi, kui ma olin juba 4 nädalat midagi rase. Et ühesõnaga nüüd oli kõik väga varajane. Ühesõnaga kõik oli siis hästi. Ma kirjutasin kohe arstile, ütlesin, et ma sain triibud ja et kuna ma peaksin tulema, ta ütles, et tee nädala pärast uuesti ja kui on ikka positiivne, siis pane alates sellest kuupäevast mingi aeg siis minu juurde. Ma panin, jõudis see päev kätte, läksin. Arst ütles siis, et 4+5 rasedusnädal on lootemuna. Alles on veel lootemuna. Et ei ole seal nagu midagi suurt ja päevade järgi oleks pidanud olema rasedus 2 nädalat rohkem. Aga kuna ma teadsin, mis vahekorras see juhtus ja et see oli peale ovulatsiooni, siis kõik oli loogiline. Nagu see rasedussuurus oli loogiline siis ovulatsiooni järgi, vahekorra järgi, ma isegi ei tea, mille järgi seda nagu öelda, aga mitte päevade. Ja siis arst pani mul, siis ta uuris veel, et edasi mul seal ja nägi, et mu munasarjaga midagi valesti, teise munasarjaga teisel pool siis. Aga sellest munasarjast ma räägin natuke hiljem, mis olukord sellega on. Aga ühesõnaga, lähme edasi. Siis ta pani mulle uue aja Tartusse, sellepärast, et seal vaadatakse siis minu teist munasarja, millega oli mingi probleem. Ja ma sain 3 nädala pärast aja. Ehk 3 nädalat mul oli niisugust aega, et issand nagu, kas kõik on ikka hästi. See ooteaeg on lihtsalt nii tüütu aeg, see on nii veniv. See on nii närve sööv aeg. Ma joon korra. Ühesõnaga, 3 nädala pärast sain aja. Aeg venis ja venis. Ma arvasin, et ma olin kindel, et mul on kõik hästi. Mul iiveldas, mul tekkis kõht ette nii kiiresti. Mul oli reaalselt siuke kõht ees 5. nädalal, nagu mul oli kõht ees Lukasega, nagu selline kõht oli mul ees Lukasega näiteks alles 9-10 nädal. Aga nagu öeldakse, siis iga rasedusega tulevadki kõik asjad varem ja juhtuvad asjad varem ja sümptomid ja mis iganes. Et ühesõnaga mul jõudis isegi kõht olla ees.
hakkab siis lähenema see päev, ultraheli päev. Alex tuli muga kaasa, ta oli ukse taga siis ja lähen siis sisse, ei kahtlusta mitte midagi ja tuleb siis ette ekraanil Tartu Ülikooli Kliinikumis, siis tuleb seal telekas, tuleb siis ette loode. Esiteks mainin ära, et see oli kõige lühem, kõige veidram ultraheli, mis mul olnud on. Ja siis mul tekkisidki kahtlused nagu päev hiljem, et see ultraheli oli väga lohakas, ütleme nii, aga ühesõnaga lähen siis pikali, tuleb loode ekraanil ette, näen, et on kasvanud, aga arst lausub 15 sekundit hiljem juba, et südametööd ei ole. Rasedusnädal on 7+2. Et selle rasedusnädala peaks südametöö juba kindlasti olema. Mõningatel juhtudel tõesti ei ole. Aga enamasti juba on. Lukasiga mul oli 6+2 nädalal südametöö juba. Ja ma olin nagu okei, seal kabinetis ma lihtsalt, ma ei tea, ma oli jõudnud vist kohale. Ja nad hakkasid kohe vaatama mu seda probleemi, mis mul on. Ehk nad tegelesid selle lootega nii lühikest aega, et see ajas mind närvi nagu mitte seal kabinetis ma ei saanud aru, et ultraheli oli kuidagi liiga lühike või ma oleks võinud öelda, et aga vaadake paremini, vaid see mõte tekkis mul nagu mõned tunnid hiljem, et see ultraheli oli liiga lühike ja et ma oleks võinud ikkagi paluda paremini vaadata. Aga vaadati uuriti ära siis ja öeldi, et ma pean see arst ütles, ma pean kahjuks panema kirja, et see rasedus on peetunud, aga et võid tulla nädala pärast uuesti. Ma muidugi ei hakanud ütlema, et ma panen aja või midagi sellist, sest ma teadsin, et mul on 4 päeva pärast enda arst. Ehk reedel ma käisin seal Tartus, kus ma sain teada, et südametöö ei ole ja uue nädala kolmapäeval oli mul enda naistearst siis. Ja ma hakkan siis kabinetist välja minema, teen ukse lahti, astun ühe sammu koridori. Nägin Alexi jalga, sest ta istus seal ukse taga. Ja mu emotsioonid lihtsalt plahvatasid. Ma hakkasin lihtsalt nutma. Ja ma ei öelnud isegi Alexile mitte midagi, ma ei suutnud öelda. Ma lihtsalt hakkasin nutma ja lihtsalt kõndisin minema, sest ma isegi mõelnud Alexi peale, et ta seal istub, ta tuli mulle järgi. Ja õnneks kedagi koridoris ei olnud, lihtsalt üks arst tuli kabinetist välja ja siis ma vaatasin alla ja kõndisin mööda, kähku tahtsin lihtsalt õue, sest mul lihtsalt emotsioonid läksid järjest hullemaks, nagu nutt muutus järjest suuremaks. Ja siis õues, enne kui ma autosse läksin, sest autos oli mu ka vend, siis enne kui me autosse läksime, või isegi autos vist ütlesin, väga raske oli öelda muidugi, aga ütlesin, et sitasti on, et südametööd ei ole ja et 7+2 nädal on, et rasedus on peetunud. Issand, ma ei tea, miks mul praegu tekib siuke plokk ette, kuigi ma olen juba selle läbi teinud ja kui ma teist ja kolmandat korda kuulsin seda sama, siis ma ei nutnud. Lihtsalt see, kui ma meenutan seda esimest hetke, kui ma kuulsin, siis too oli kõige siuke hellem ja ma olin nagu, mis asja, miks nii läks? Miks? Ühesõnaga. Ja siis kogu tee ma nutsin. Mul oli täiega raske nagu see ei jõudnud kohale. Või seda oli raske vastu võtta, et ma ei taha, et kõik oleks hästi, ma ei taha, et nii läheks. Ja miks oli raske, issand jumal. Ma reaalselt ei arvanud, et ma hakkan nutma. Aga miks oli raskem kogu see olukord? Oli see, et ma olin teadlik rasedusest tolleks hetkeks juba 1,5 kuud, umbes peaaegu. Päris pikka aega juba. Ma jõudsin rasedust nautida. Mul olid sümptomid, mul tekkis pisike kõht ette juba, see ei olnud kõht, vaid see paistetus, aga ikkagi see oli päris suur, nii et ma ei saanud ümber asju kanda, sest see oleks kohe olnud näha, sest lihtsalt see tekkis kuidagi nii ruttu ette, lisaks mul ei olnud Lukase rasedusest kõht täiesti siledaks tagasi läinud, nii et
ühesõnaga ma jõudsin seda rasedust nautida ja see ongi kõige raskem selle juures, et sa jõuad nautida ja siis sa saad midagi sellist teada. Ja ühesõnaga jah, ja siis ma hakkasin uurima kõik need 4 päeva, mis mu enda arstini olid, et lugesin internetti, rääkisin teistega ja nii edasi, et äkki tal lihtsalt ei löönudki süda, äkki tal alles hakkab, et mõnel hakkabki 8-9 nädal alles nagu süda lööma. Ja siis ma veits sisestasin endale lootust, et äkki ikkagi tekib see südametöö, aga ikkagi ma läksin arsti juurde 50-50 nagu neutraalselt ühesõnaga, et ma ei lootnud mingeid hulle asju seal. Jõuab kätte siis mu naistearsti hommik, lähen tema juurde, räägin sellest olukorrast ultralist, et see oli kuidagi nii lohakas ja nii rutakas, et mul ikka Lukasega vaadati päris tükk aega ja Essal nagu pilgul ei olnudki näha nagu südametööd. Ja siis ma lugesin veel lugusid ka, kus nagu arstid on pidanud nagu vaatama ja lõpuks leiavad selle väikse südamekese ikkagi. Ja ühesõnaga. Ja siis rääkisin arstile Laura, kuidas sul oli, istutes hea, kindlasti kontrollime üle. Ja siis läksingi pikali, arst vaatab ja ütleb, vaatab nagu mõnda aega veits ja ütleb, et ei ole tõesti südametööd. Rasedussuurus oli täpselt sama nagu siis mõned päevad tagasi. Ma olin nagu okei, mul oli nagu siis juba kerge, nagu ma siis ei nutnud enam. Ma ei nutnud päris mitu päeva, kuni ühe hetkeni. Aga ja, et siis andsin uued vereproovid, asjad, värgid, särgid seoses munasarjaga. Ja siis arst ütleski, et tuleb siis puhastus teha. Nagu ta ei öelnud mulle, et ma pean kohe minema, aga ma ütlesin, et kui ma täna läheks, siis kuidas ja mis oleks. Ja siis ma läksingi sama päev, jätsime Lukase siis mu isaga ja vanaemaga ja läksime siis Aleksiga Tartusse nõuandlasse, kus siis jällegi vaadati üle, öeldi jälle 3. kord, et jah, siin nagu seal vaadati palju pikemalt, kutsuti veel teine arst, sest nad alguses ei leidnud isegi seda loodet vist üles või midagi sellist. Ja siis lõpuks leidsid ja ütlesidki, et jah, et ei ole südametööd ja raseduse suurus on täiesti seesama. Kuigi oleks tegelikult tolleks hetkeks pidanud olema täitsa esimese ultrali järgi juba nädal rohkem. Ehk jah, see oligi siis raseduse peetumine. Ma ei tea, kas sellel lapsel jõudis vahepeal süda lüüa ja siis ei seisma või tal ei hakanudki lihtsalt nagu lööma. Sellest seda ei saa kunagi lihtsalt teada nagu, sest ongi olukordi, kus 6. nädalal võib lüüa ja järgmine nädal näiteks ei löö. Et ühesõnaga jah, sain kinnituse, sain hunnik pabereid, läksin, andsin veel verd, sain tableti, sain kuupäeva ehk kolmapäeval ma käisin, ma ei mäleta, mis kuupäev, aga 20. september äkki, 20. Ma ei mäleta, mis kuupäev see oli, aga kolmapäevane päev ma sain siis paberid, tableti, öeldi, et 6. nädala esmaspäeval võtta hommikul see tablett, kolmapäeval siis mine ema uksest sinna teisele korrusele ja seal saad siis järgmised tabletid. Siis mitu päeva jälle, see on nii nõme aeg, kus sa tead, et nagu kõik on pekkis ja sa pead veel mitu päeva nagu nii-öelda rase olema, et see on päris nõme tunne. Aga ühesõnaga, et siis ootasin need päevad ära, esmaspäev jõudis kätte, ma arvasin, et seda tabletti on väga hull alla neelata, aga ei olnud. Ja, korraks oli nagu, ma ei taha, aga ma võtsin selle ära ja siis öeldi, et selle esimese tabletiga nii-öelda enamasti ei juhtu midagi, aga on ka naisi, kellel siis sellega hakkab juba protsess pihta. Ja ma olingi siis üks nendest, kellel sellega midagi ei juhtunud, ainult mis oli süke veits nagu kerge päevade valu ja süke väsimus, et see oli kõik. Ja siis läksin kolmapäeval ehk nüüd kolmapäeval, mis oli täna reede, kui ma seda filmin. Läksin siis hommikul 8:20 siis sinna arsti juurde. Mulle öeldi, et mul pannakse seal või tehakse see protsess seal, aga ei. Ma sain neid hunnik tablette koju, ma pidin ise kõik selle tegema kellaajaliselt. Ja siis hakkaski pihta asi, mida ma kujutasin täiesti teistmoodi ette.
ja siis sain igast selle paberi, kus oli kirjas, mis kell mida tegema peab ja võtma peab ja kuidas käituma peab ja mis iganes. Kell 11 ma pidin võtma siis 2 ibumentiini sisse ja siis pool tundi hiljem alles nii-öelda tubesisesed need tabletid panema, et siis nii-öelda valuvaigist hakkab mõjuma, et mul ei oleks nii hull olla. Siis nende esimeste tablettidega mul ei olnud mitte midagi, et tekkisid nagu veel tsipa tugevamad päevade valud, aga mitte midagi hullu. Ma olin jumala chill, ainuke asi, mis mul oli see, et jalad olid nõrgad ja nagu sihuke sisemine kerge värin, et liikuda oli natuke raske, et jalad olid nagu siuksed veidrad. Aga jah, et tollega ei juhtunud midagi, siis vahest seal lähenedes kella 2-le oli paar korda siuke tugevam nagu valu, aga ei määrinud, mitte midagi ei olnud nagu, sest ma olen kuulnud, et osadel hakkab tunniga juba kõik pihta värk, aga mul siis mitu tundi ei olnud midagi ja siis ma pidin seal 2-3 vahel võtma järgimised suukaudsed. Ma ei tea, kas ma isegi peaks seda nagu rääkima, aga ühesõnaga, või kas ma tohin sellest rääkida, aga jah, ühesõnaga siis võtsin järgmised tabletid ja siis me pidime kodust ära minema korraks. Ma ei tahtnud üksi koju ka jääda, kunagi ei tea, mis mul juhtuda võib, on ja ma pigem valisin selle, et ma lähen kaasa ja tripin selle autotripi. Läksin kaasa, võtsin ka 3. tabletid kaasa, sest kellaajaliselt ma poleks muidu jõudnud enne koju neid võtma, nii et ma võtsin neid kaasa. Ja tagasi teel siis koju Tartust tund aega. See oli hull. See oli hullem kui sünnitus reaalselt. Hullem kui sünnitusvalud, nagu hullemad kui sünnitustuhud. See tund aega, mis me sõitsime koju, ma lihtsalt, kui need valud peale tulid, see oli nii, et tuli korra valu, siis korra lasi lahti, tuli nagu kokku tõmbad ikka on. Ja siis ma viskasin siruli, ma lõpuks hakkasin nutma, sest see oli nii valus. Mu alaselg täiega lihtsalt tulitas, lisaks kõht. Ühesõnaga see tund aega ma lihtsalt nutsin, häälitsesin, see oli lihtsalt hullumaja, nagu mis tunded need olid nagu. Reaalselt mu sünnitus oli ka kergem ja sünnitusvalud olid ka kergemad. Ma sünnituse ajal ei nutnud. Sünnitustegevuse sünnituse ajal ma ei nutnud isegi, ma ei teinud hääligi, ma lihtsalt hingasin tugevalt sisse välja, tegin seda uud kergelt ja kõik, aga nüüd ma reaalselt nutsin ja tahtsin karjuda. Ja siis oligi see, et me jõudsime koju, ma läksin autost välja, ma ei suutnud üldse liikuda, eriti trepist üles, siis jumal, see oli nii raske. Ja siis oligi see hetk, et ma jõuan koridori ja järsku ma tunnen, kuidas nagu mu seest tuleb sooja vedelikku ehk verd, mul lekkis automaatselt, Alex oli nagu sul lekib, ma läksin kohe kähku potile. Vabandust nüüd nagu detailide pärast, aga läksin potile ja kõik tuli välja. Ja siis ma hakkasin nutma. Ma isegi ei tea, nagu, miks ma nutma hakkasin, ilmselt seal olid kaheti nagu emotsioonid. Ma olin õnnelik, et see läbi sai ja ma olin kurb, et see üldse minuga juhtus. Ja see kõik oli nii ehmatav, see olukord nagu, aga see sai tehtud. Ja kohe, kui ma jõudsin, potil ära käisin, see kõik välja tuli, mul hakkas kohe hea. Ja nüüd 2 päeva hiljem siis, või ülejärgmisel päeval on mul täitsa okei olla. Mul ei olegi hullu veritsust, nagu kõik on rääkinud. Mul on nagu tavalised päevad. Ma ütleks, et isegi mu päevad on olnud hullemad, kui mul praegu on. Ehk mul ei ole nagu sidet nii hullult vaja vahetada või midagi sükest, et ma liigun lihtsalt eluga nüüd edasi. See on tehtud, seda enam kunagi kogeda ei taha, see oli nii ebamugav, see oli nii vastik. Ma just loodan, et ma ei pea seda teed enam kunagi läbi tegema. Nii et kõik, kes te olete selle läbi teinud, ma tean, et väga paljud mu jälgijad on selle läbi teinud. Te olete jaganud mulle väga palju enda lugusid, kui keegi tahab veel jagada enda lugu, ma ei tea, kas siin avalikult või mulle kirjutada, siis ma hea meelega loen läbi ja vastan või mis iganes, et ühesõnaga te olete tugevad. Naised on reaalselt tugevad, et nad teevad midagi sellest läbi. See ei ole kerge, me kõik võtame neid asju erinevalt vastu. Me ei saa kõigile öelda, et pole hullu. Sa ei tea, kuidas inimene sellele reageerib, sa ei tea, kuidas
kuidas või mis ta lugu on tegelikult, äkki ta on aastaid proovinud, ta lõpuks jäi ja juhtus selline asi. Või see oli ta ainuke võimalus või mis iganes, ühesõnaga kõik oleme me erinevad, kõik me võtame seda erinevalt vastu ja nii edasi, et ma olen selle koha pealt õnneks siuke, et nagu ma olen chill, nagu ma võtsin selle olukorra vastu, tegin ära, see sai tehtud ja ma liigun eluga edasi. Ma olen õnnelik, et see juhtus piisavalt vara. Et see ei olnud suur rasedus, sest kui see oleks suur rasedus olnud, see oleks palju teistmoodi. See nii oleneb, mis rasedus suurusel sul see kõik juhtub. Aga mul juhtus see kõik siis 7. rasedusnädal ehk ma olen lihtsalt õnnelik, et see juhtus nii vara. Ma mõistan seda, et järelikult seal oli midagi valesti ja see oli kõige kergem tee nii talle kui mulle. Nii et liigume eluga edasi ja küll see teine beebi kunagi tuleb. Nii et tulemata ta ei jää ja lihtsalt tuleb vabalt võtta ja mitte kinni jääda sellesse, sest sa muidu stressad kogu aeg ja siis lihtsalt stress ei ole hea su organismile, nii et see oli siis minu lugu seoses peetumisega. Siinkohal tahan ka öelda seda veel, et see on populaarne lause, aga viimasel ajal populaarne, aga ühesõnaga, et selliseid asju juhtub tegelikult väga palju, rasedusi peetub väga palju, aga sellest tihti ei räägita. Sellest räägita nii palju, kui võib-olla võiks rääkida ja et naised ei tunneks ennast üksikuna, sest ma sain ka kirju, kus öeldi, et tollel ajal keegi ei rääkinud väga sellest ja et nendel naistel oligi tunne, et nad ongi üksi selles olukorras. Aga nüüd järjest rohkem on näha tegelikult, et see on väga tihti juhtuv asi ja selliseid asju juhtub lihtsalt. Ühesõnaga, mul on tegelikult ka mõned küsimused, mis te olete mulle jätnud. Ehk ma vastaksin kiirelt ka nendele. Ehk küsimuste voor. Kas rasestusid rinnaga toites? Jah, ma siis imetasin veel päeval ka, kui ma rasestusin. Nii et ma ei usu seda, ma ei olegi seda lauset kunagi uskunud, et nagu kui sa imetad, et siis sa rasedaks ei jää, väga palju teavad. Mõne puhul tõesti, see ongi nii, aga see ei ole 100% nagu garanteeritud, et nii on. Nii et jah. Mis on aidanud sind leinast välja, ehk mida olete teinud, et kergem oleks. Ma ütlengi siinkohal, et siis, nagu, ma mõtlengi nii, et ju nii pidi siis minema. Järelikult oli lapsel midagi seal kehvasti ja see oli parim viis, parim tee, parim lahendus, mis juhtuda võis. Ja ma lihtsalt ei jää sellesse kinni, ma lihtsalt liigun eluga edasi, et nii pidi minema. Ja küll see teine beebi tuleb ilus, terve ja nii edasi. Põhiline, et laps ja mina tunneksime ennast hästi ja meil oleks kõik korras. Kuidas sa hetkel reaalselt toime tuled? Okei, see on kõik sarnased küsimused, aga ongi see, et ma liigun eluga edasi. Nüüd mul ongi plaan enda munasari korda saada, millest ma ka räägin kohe. Ja plaan on lihtsalt keskenduda endale, pühenduda endale, teha asjad ära, mis ma olen ammu tahtnud. Ja küsimus, kuidas katkemine mõjutab uuesti proovida, kas mõjutab? Ilmselgelt see kogu situatsioon jätab jälje. Ilmselgelt on mingisugune hirm, et äkki järgmise rasedusega läheb jälle midagi pekki. Et praegu võib-olla ma 100% seda hirmu ei tunneta. Ma arvan, siis kui ma saan need uued triibud, siis mul tekib hirm ja meenub see olukord, mis minuga juhtus ja ilmselt siis ongi see väike hirmuke, et mis siis, kui jälle läheb nii, mis siis, kui jälle süda ei löö, et hirmu jälje see jätab nagunii. Vahet pole, kui väike see rasedusnädal on. Aga lihtsalt, kui sa saad uued triibud, kui ma saan uued triibud, siis ma ei tohi sellele mõelda ja sellele kogu aeg nagu keskenduda, sest see, mida sa kardad, see ka juhtub. Nii et tuleks pigem vähem stressata, mõelda positiivselt ja eks need esimesed 12 rasedusnädalat ongi ohtlikud ja selle esimese 12 nädala jooksul võibki asju juhtuda, nii et jah,
eks ikka väike hirm on ja jääb, nii et jah. Aga kuna Lukas ärkas üles, siis ma teen hetkel filmimisest pausi ja jätkan teiega natuke hiljem, kus ma räägin siis enda munasarjast ja ma olen saanud ka küsimusi, et kas me plaanime kohe teist last ja kas me võime kohe peale sellist olukorda teist last saada, siis lühidalt vastan ära, et lapsega me peame veel ootama seoses mu munasarjaga. Kohe-kohe räägin miks, aga lapse plaan ilmselt lükkub järgmisse aastasse, sest ma pean kõigepealt enda munasarja korda saama, nii et jah, aga ma käin vahepeal ära ja siis tulen teie juurde juba tagasi. Teeme sellise väikse pausikese, sest ma ei saa Lukasega väga filmida, sest ta täiega lärmab ja mängib, nii et filmime natukese aja pärast, ilmselt on siis valgus või asukoht muutunud, aga see on siis üks osa videost ja teine osa tuleb ka siis. Täiesti teine nurk, teine riietus, sest mul lihtsalt on hetkel ainuke hetk, kui ma saan selle teise poole ära rääkida, sest see ei ole pikk asi, mida rääkida ja tahaks selle ära teha, sest hetkel on ainuke võimalus, kuna Lukas ei lähe enne ööund enam magama ja meil on muid toimetusi vaja teha, ehk see on hetkel ainuke hetk, kus ma saan rääkida, nii et ma räägin sellises vlogi stiilis siis selle teise poole. Aga ühesõnaga, kui ma esimest korda läksin siis ultrahelisse tuvastamisele, siis naistearst vaatas, et mu teise munasarjaga on midagi imelikku, seal on mingi vedelik. Ta täpselt ei osanud öelda, mis see on, sellepärast ta saatiski mu 3 nädala pärast Tartu ultrahelisse, kus vaadati täpsemalt, ka ei osatud öelda, mis see on. Ja siis öeldi, et ma pean MRT uuringule minema. Ehk 16. oktoober ma lähen MRT uuringule teist korda elus ja siis ma saan täpsemalt teada, mis värk on ja mis see on. Mul võeti ka vereproov seoses vähiga ehk vähki mul ei ole. See risk oli madal, nii et ei tea, mis see olla võib, aga kuna munajuha oli laienenud, siis see tähendab seda, et nagu ma aru sain, siis see munasari tuleb ära eemaldada, sest see ei tööta. Ehk mul on ilmselt mitte 100% veel kindel, aga ilmselt olen ma minemas operatsioonile ja mulle eemaldatakse munasari ära. Ehk mulle jääb ainult üks munasari. See on vist, ma ei tea, kas see on päritav, aga mu emal on üks munasari, siis kellelgi veel suguvõsas on üks munasari, aga neil olid teistel põhjustel, et ma ei tea, mis põhjus mul on. Arst arvab, et mul oli mingi hetk peale sünnitust ilmselt põletik ilma sümptomiteta, sest mul ei ole mitte midagi valutanud, palavikku pole olnud ja nii edasi. Ehk ma olen läbi põdenud põletikku ilma sümptomiteta ilmselt, aga see kõik on veel lahtine, ehk ma jooksvalt tulevikus vlogides räägin, mis saab, kuidas saab ja nii edasi. Nii et see on selline väike info siia juurde, mis on siis mu munasarjaga ja miks me hetkel ei plaani uut last. Arst ütles, et parem oleks, kui me selle munasarjaga saame ühele poole ja siis alles ehk ma ei tea, kas ma siis lähen operatsioonile, kui ma lähen, siis ooteaeg on nagu ilmselt mõnda aega, siis on taastumine ehk teise lapse saamine lükkub ilmselt uude aastasse. Et see aasta ma tahan selle munasarjaga kõik ühele poole saada, tervisega ühele poole, nii et sellepärast hetkel ei ole plaanis otse uuesti proovida ja ei tohi ka. Sest ma pean ilmselt operatsioonile minema, nii et selline lugu siis munasarjaga ja selline oli siis see video ja olen tagasi tulemas siis vlogide näol, mul on täiega tulnud tuhin uuesti vlogide, sest mul ei ole enam halb olla, mul ei ole mitte midagi, nii et tuleviku vlogides muljetan ja räägin siis täpsemalt, mis minust edasi saab ja kas ma pean minema operatsioonile ja mis selle MRT uuringuga siis välja tuleb või ei tule, nii et kõik siis tuleviku vlogides, nii et ma loodan, et sul oli tore mind jälle üle pika aja näha ja näeme juba järgmine kord juba vlogis, nii et davai, tšau!